Nii, aga meil on kodus jälle elektrikatkestus, aga see meid ei sega. Süüa teeme siin piirituse pliidi peal. Siin teeme süüa gaasipliidi peal. Kõigega saab ilusti hakkama. Kööki tuleb meil valgus sellise akupanga pealt. Siin on meil köögis sellised LED-valgustid. Siis laes on meil elektripirn, mis tegelikult on oma akuga ja selle pealt ta peaks töötama ka mingisugune, ma ei mäleta, äkki 12 tundi. Pole hullu. Siis tuba valgustab meil selline valgusti, praegu on ta suunatud lakke. Pole hullu. Siis üks akujaam toidab meil siis ruuterit ja arvuteid. Siin meil teeb tööd Sindja. Kõik arvutid töötavad, ei ole probleemi. Mis sul taga on? Läpakas, 2 ekraani. Teises toas on ruuter. Telekas on tegelikult ka taga. Okei, selge. Okei, jõudu, ei sega. Kutsun, kui söök saab valmis. Poistel on põnev. Jooksevad ringi. Külmkapp on meil ühendatud siis järgmise akujaamaga. Kõik ilusti toimib. Esikus on meil siis liikumisanduriga seokene akuga lamp, mis muidu on küll vooluvõrku ühendatud, aga kui vool ära kaob, siis umbes 3,5-4 päeva suudab ta töötada ka iseenda nagu aku pealt. Ja kaevupumba külge on meil ühendatud järgmine akujaam. Ütleme niimoodi, et kui elekter on isegi mitu päeva ära, meie jaoks vahet ei ole, saame hakkama kenasti. Nii, varsti tuleb siia panni peale panna veel verivorstid. Kui ma nüüd loen seda, mis verivorstidega on tegemist, siis ma pean ilmselt poistele selgitama, miks meil päkapikud enam varsti ei käi. Sest neist tehakse verivorsti.